Hei, näitan sulle siis, kuidas šablooni põhid ja siis nagu asjad, mis sa teadma peaksid. Sa pead teadma, et šabloonil on loodud siia selline ruudustik ja see ruudustik on sulle selle tarbeks, et sa saaksid paremini keeli peale kanda. Ehk siis, kui sa kannad keeli peale, siis ja alustad siit ruudustikust, siis see ruudustik aitab sul, et järgida, kuidas sa paned seda keeli peale, et sul ei jääks seda keeli siit. Et oletame, et kui meil on, siin on nüüd see ruudustik, seesama kriips siin ja sa hakkad keeli panema, et sa panedki keeli kuni selle ruudustikuni välja versus see, et sa jätad mõnikord siit niimoodi nagu ääre panemata ja paned siit sikisakiliselt. Et see on siin siis keel, eks ole. Et see ruudustik aitab sul, see on sinule nagu abimeheks, et sa näeksid, et sa pead panema keeli kuni siia ruudustikuni välja, et sul oleks ilus ühtlane põhi igal pool. Need kriipsud siin on mõeldud selle jaoks, et sõrmepadjad siit külgede pealt, et sa vaatad ära täpselt, kust algab vaba serv. Ma teengi siit endale selle puruks, ma saan teile paremini näidata. Ehk siis nagu see siin on vaba serva algus ja nüüd, kui ma panen šablooni alla, siis see näitab ära, kust see kuldne jutt siis jookseb, et kus sa peaksid lõikama minu sõrmepadja välja, et sa saaksid paremat C-kaare. See tähendab seda, et nagu ükstapuha, mis iganes sul elus on, kui sa pead paigaldusi tegema, siis need kuldsed jutid on need, mida sa pead kindlasti välja lõikama 100%. Ja need numbrid read siis, see paks tummine jutt näitab ära, et sul oleks šabloon sirgelt, et kui sul on mingi viltune sõrm, nagu minul siin, et siis see paks jutt peab tulema siit keskkohast. Tema on siis sulle see numbriga paks jutt näitab sulle ära, et sõrm oleks siis, et kui sinul kliendi sõrm jookseb selliselt, nagu mul on täpselt samamoodi, jookseb selliselt, et ja tema need kondid siis ühesõnaga luud. Jah, mul väga ilus joonistusoskus. Aga ühesõnaga sa paned selle šabloonikese siia alla, siis sina peaksid ikkagi nagu jälgima seda joont, et see šabloon läheks sirgelt. Võt siis seesama tume jutt peaks siit edasi siis minema. Et sa ei ole nii, et me ei pane šablooni selliselt siia niimoodi jooksma, et see oleks nagu viltu, vaid sa järgidki, et kuidas see sõrm siis nagu nii-öelda vahest teinekord panedki puupulga või midagi paned peale siia ja vaatad, kust see sõrm peaks minema, sest meie ülesanne on panna šabloon sirgelt peale. Ehk siis sul on mitu abimeest, sul on kuldsed jutid, et sa saaksid välja lõigata sõrmepadjad, sul on siis see keskmine jutt, et sa saaksid panna šablooni sirgelt, et ehitada kliendile sirged küüned, siis sul on olemas siin see ruudustik ja siis on sul veel olemas siin ka siis kaar. Aga seda kaart me peame sagedasti lõikama. Need kliendi küüned peaksid olema umbes sama lühikesed, nagu minul on praegu. Mitte grammigi pikemad, sellepärast, et mõnel kliendil on niimoodi, et kui sa vaatad seda küünt niimoodi siit otsast, siis mõnel on küüneplaat selline. Ka minul on tegelikult keskmine sõrm selline, et ta nagu on siuke kaunis kandiline, et ääred jooksevad niimoodi alla ja mul ühelt poolt küüs on nagu veits kuidagi nagu allpool, siis ta nagu jookseb üles ja tagasi, et siuke veider. Ja kui mul see küüs nüüd kasvab pikemaks, siis see küüs suure tõenäosusega ongi, et ühe külje pealt on ta natuke kõrgem, teise külje pealt natuke madalam ja kuna see on paber, siis ta allub sellele küüneplaadile ja siis see šabloon on ka selline veidriks ja sa ei saa nagu seda keeli sinna peale panna, sellepärast, et siia tekivad siuksed augud sisse, sest see paber ei kohaldu lõpuni selle, et kui sa paned siia nagu šablooni vastu, siis siia jäävadki sellised augud ja keel voolab siit august sisse ja sulle tekivad siuksed tobedad randid. Seega kõige targem on see, et sa teed selle küüne nii lühikeseks, nagu minu küüs on praegu. Ja mina teen selliselt, et ma ennem, kui ma üldse nagu šablooni paigaldust alustan, siis ma rebin siit selle keskosa välja. Ja mõned teevad niimoodi, et nad rebivad siis kohe 10 tükki korraga endale valmis. Ja ma painutan siis seda niimoodi siin, et sõrme vahel, et mulle jääb selline toru siia. Ja no mitte, ma ei tee siukest nagu klõksu siit ära, vaid lihtsalt jääbki siukseks toruks, et kui ma ta käest ära panen, siis tal on veits siuke torujas juba olemine.
see on siis sellepärast, et kliendi küünel on ka endal siin juba selline loomulik C-kaar, ehk siis nagu kliendil endal on juba loomulik C-kaar. See tähendab seda, et meie peame ka siia selle sama C-kaare juba sisse natukene suruma, sest et vastasel juhul, kui meie lähme sellise sirge šablooniga alla, siis sina hakkad šablooni niimoodi panema. Ja siis sulle justkui tavapäraselt see juhtub nii, et kui see siin on oma küüs ja šablooni niimoodi otsast vaadata, siis siia jääb jälle vahe, sest sa oled šabloonis juht sirgelt sikutanud sinna alla. Ja siis juhtub see, et ka jälle keel pressib nagu alla, ehk siis see mõte on umbes selline. Ja siis sa panete nii ja ta jääb otsast selline, et siia jääb väike vahe sisse. Sellepärast peaks alati hoidma nagu seda C-kaart niimoodi näpu vahel sees ja sa kasutad oma keskmist sõrme ja paned selle piki selle numbrirea peale ja paned omal pöidla samamoodi siia numbrirea peale, nii et su pöidla ja keskmise sõrme kohtuvad siin 1-2 juures ja sa hoiadki sükest pikirida siin niimoodi. Pikirida hoiad ja tuled siit pealt poolt ja hoiadki sükest nagu sirgelt. Et see ei lähe nagu selliselt, ei proovi seda alla saada, ei lähe niimoodi ja sa hoiad šablooni niimoodi kinni, et ta kukub sul kohe käest ära, et sa kõige suurem viga, mida šablooni paigaldusel saad teha, on see, et sa oled täiesti pinges, sest sa kipud tegema selliseid asju, et sul läheb see šabloon niimoodi viltu või täitsa niimoodi kuidagi ja sa ei suuda seda nagu kontrollida. Ehk siis põhiline on see, et sa hoiad nii lõdvalt hoiad seda kinni, et see kukub sul kohe käest ära. Samal ajal natuke hoiad ikkagi seda C-kaart, millest me rääkisime. Ehk siis ja tuledki niimoodi siit pealt, hakka juba tead siit selle nuki juurest niimoodi tulema. Hakka pealt poolt tulema, et ära ürita seda kohe sinna vastu saada. Ja pane natuke šabloon võib-olla püstisesse asendisse, õige pisut ja jookse siia ette niimoodi. Ja nüüd pane lihtsalt see šabloon vastu küünele, et ära suru seda siia küüne alla kuidagi, vaid pane lihtsalt siia vastu, selle nagu küünepladi vastu, ei pane alla. Ja nüüd tavaliselt on niimoodi, et kui me teeme ikkagi natukene pikemaid küüsi või isegi natuke lühemaid küüsi, see šabloon võiks ideaalis olla veidikene vaadata nagu püsti poole, et sul tekib siuke väike V-täht siia niimoodi. Ja nüüd see siis šablooni ja minu küüne kauguse vahel, nagu sa näed, nad ei lähe oma vahel kokku, et see tipp selle paksu juti juurest, tema siis läheb mulle küüne vastu. Ja nüüd, nagu sa näed, siis siia jääb selline, kui me siit mõõdame silmaga, siis selline 2 milline auk. Ja nüüd, kui sa teisele poole lähed, vaatad, aga siin on väiksem auk, siin on 1 millimeetrine auk, see tähendab seda, et minu küüs on viltu. Kui küüs on viltu, mida on hästi sagedasti, eriti nendel, kellel on siis viltused sõrmed. See on enamasti kõikidel on viltused küüned olemas. Nii, kui on viltune küüs, siis sina pead lõikama šablooni temale nagu puusletüki siia vastu. Siis sa saad selle, et see šabloon passib kõige paremini. Ja kuna minul on siit viltu, siis see toimib siis selliselt, et sa panedki täpselt nii, nagu me ennem rääkisime, väikse nagu hoiad nagu veidikene ülesse poole, mõõdad ära, siit ma sain 2 millimeetrit, siit ma sain 1 millimeetri. Nüüd selleks, et nüüd see pusletükk hakkaks toimima, siis selle 2 millimeetrit pead sa lõikama siit poolt ja siit selle 1 millimeetri pead lõikama siit poolt, ehk siis risti vastu. Kui siin oli 2 millimeetrit auk ja siin 1 millimeetrit auk, siis šabloonil sa lõikad just nimelt risti vastupidi, et lõikad 1 millimeetri lõikad hoopis vastupidi risti ja 2 millimeetrit lõikad teiselt poolt. Nii, teeme siis minuga samamoodi, et siin oli mul siis see 2 ja siin oli 1. Ja nüüd, kui ma lõikan, siis katsu ära fikseerida, kui lai see küüneplaat on, kääridega kas või. Ja kui sa nagu suhteliselt esmakordselt seda teed, siis ma isegi soovitan sul selliselt teha, et sa tule siia šablooni peale ja tee kääridega siuksed augud siia sisse, et sa näeksid ära, kui laialt sa pead lõikama, sest tihtipeale on nii, et sa hakkad nagu hästi suureks seda lõikama. Nagu siukseks nagu laiaks, et sa pead alati mõtlema seda, et kui see siin
et küüneplaat on nagu U-täht. U-täht on ja näe. See on nagu U-täht. See tähendab seda, et sa pead šablooni ka lõikama nagu U-tähe. Mida sagedasti hakatakse tegema, lõigatakse selliseks šabloon. Või vapsi mingiks hästi suureks selliseks kaareks on ja. Et sa pead ära mõõtma, kui lai on küüs ja see täht, see kaar, mida sa lõikama hakkad, see peaks olema umbes sama lai. Ehk siis see, et me tegime siia niisugused täpikesed, ma videost vist ei näita, ei saa edasi, siin on üks täpp ja siin on üks täpp, siis selle järgi sa saad nüüd lähtuda. Ja kuna mul siin pool oli 1 millimeeter, siis ma katsun siit ühe teha ja teiselt poolt minna natukene siit paksema juti juurest, nüüd ma lähen natuke kõrgemaks. Ja teen nagu lõikan viltu. Ehk siis kui te vaatate nüüd seda, mis ma siit ära lõikasin, siis siin on 2 millimeetrit ja siin on siis 1 millimeeter. Ehk siis sa lõikadki täpselt nii, nagu me enne rääkisime, risti vastupidi. Mõõdad ära, siin on 1 millimeeter šabloonist kaugus ja teisel pool oli 2 millimeetrit šabloonist auk. Ja nüüd risti vastupidi lõikad. Nii, nüüd ma katsetan. Kas läks klappima? Nii, nüüd kui ma ennem panin siis nagu vastu, siis ma juba nüüd panen natuke alla ja hoian ikkagi seda V-tähte. Ja nüüd ma vaatan, et natuke oleks võinud isegi siit veel selle, et ma pean ikkagi natuke siit veel sügavust sisse tooma, ehk siis risti. Siit vaatasin, siin natukene ei klapi, tulen teisele poole lõikan, risti. Ja alati, kui ma lõikama hakkan, ikka tulen ülevalt, et ma ei hakka kuskilt sealt keskelt, ehk siis ma ei hakka siit lõikama. Sest et siis, kui ma hakkan siit lõikama, siis ma teen selle šablooni karedaks ja see ei õnnestu see lõikamine korrektselt, sest mida rähmakamalt sa seda šablooni lõikad, seda suurem tõenäosusega sa ei saa seda kenasti küüne alla pärast, sest et kõik igasugused nagu loopergused kohad annavad tunda. Ehk siis näiteks ma näitan teile praegu, siin on näha, et siin on selline jõnks on sees, see on vaevu aimatav, kui te näete, siin on väike jõnks sees, et see võib juba rikkuda ära sul šablooni haakuvuse sinu küüneplaadiga, aga vaatame. Nii, ja juba on parem, näete, see pool on parem, sest ma lõikasin siit poolt. Ehk siis, kui sina näed siin pool auku, siis sa pead tulema siia poole seda lõikama. Et alati kõik jääb risti vastupidi. Nüüd ma mõõdan ära kuldsed need jooned, mis siin külgede peal on. Siit ma vaatan, et minu vabasjärv algab seal 2 juurest ja siit ma vaatan, et algab ka 2 juurest. Ehk siis nüüd ma lõikan, 2 juurest oli nagu 1 ja 2. 1 ja 2. Ja nüüd ma lõikan suht koht piki. Alati pigem natuke rohkem kui vähem. Kui sul jääb vähem, siis ma soovitan sul uuesti teha. Ja alati on hea, kui sul läheb šablooni paigalduse alguses natukene, kui sa hakkad šabloone tegema, et las ta läheb sul veidike võib-olla nihu, sest et mida rohkem sa saad harjutada, seda kiiremini sa saad selle selgeks. Ja nüüd ongi mul see šablooni istub siin ilusti all, mitte midagi kuskilt ei punnita ja kui sa otsast vaatad, siis näed, kõik on üksteise vastas. Küljed on ilusti kenasti vabad ja ma võin selle šablooni alla panna. Nii. Ja nüüd esimese asjana, kui sa hakkad šablooni kinni panema, pane siit. Näete, ma vajutan nii kõvasti, et mul küüneplaat muudab värvi. Et vajutage hästi tugevasti siit. Ja siis sul on hands-free, aga need on alles lahti. Nüüd järgmine etapp on see, et pane siit need küljed alt kinni ja katsu saada suht koht võrdselt. Niimoodi, et need klepsud omavahelt kuskilt ei paista. Ja siis pane siit alt teine see, pane võrdselt. Ja nüüd, mis sa pead veel jälgima, on see, et sa paneksid siit, hakkad tulema sõrme alt vooli. Näete, vaadake, kuidas mul sõrm muudab värvi. Vooli, väga tugevasti vooli. Nüüd tegid ühe sammu, et ära tule kohe rutta ette. Nüüd tule, kui sa tegid siit ühe sammu ära, nüüd vajuta teine samm. Nüüd tule edasi 3. samm, 4. samm ja 5. samm. Pea meeles, kui sa teed neid kandilisi küüsi, siis su šabloon ei tohi siit otsast minna selliseks. See peab jääma siuke ümar. Ehk siis, kui sa tuled, sa pead väga teadlikult, vaadake, siin on see ritsil on näiteks siin see kuldne jütt. Ma alati koolistust ütlen, tule mööda seda kuldset jutti ülesse ja sellest piisab. Ja näete,
ja no nüüd, kui oleks mandliküüs, siis sellest juba piisaks. Kui oleks teravküüs, siis sellest piisaks. Kui oleks kohviniküüs, sellest piisaks. Ainukene siis, et mis on 4-kandiline küüs, et selle sa pead jätma siit eest torusse. Siis on veel, siin on näete kõrvad, neid nimetatakse kõrvadeks, et paigaldusel need kõrvad ei tohi omavahel kokku saada. Mida see tähendab, et kokku saada? Kui need oleksid nii kõrgel, et nad ristuksid, läheksid niimoodi kokku, ristuksid need kõrvad, siis see šabloon oleks suunaga alla. Šabloonid peavad olema umbes sellisel kaugusel, et kui sa vaatad seda küünevalli äärtsit, et see šabloon kohtub siin selle, nagu need on omavahel kohakuti jooksevad. Ja siit see samamoodi, need jooksevad omavahel kohakuti. Alati jälgi seda, sest nii kui sinul need kõrvad, nimetame kõrvadeks neid, nemad omavahel siin üleval kohtuvad, ehk siis järelikult on su šabloon suunaga alla, see tähendab seda, et sa pead hakkama neid tõstma. Ja šabloon peab olema voolitud ülitugevasti siia. Kõik see alumine osa peab olema siit kinni liimitud, sest kui see alumine osa ei ole siit kinni liimitud, siis nad tulevad sul lahti seal hoolduse käigus. Vot nii, ja siis alati on tark veel niimoodi, et sa keerad kliendi käe ka, et kui praegu oleks kliendi sõrm selliselt minul ees on ju, siis sa palu tal keerata veel endale nii pidi ette, et vaata, kas sa panid ikkagi selle šablooni sirgu peale või ei pannud. Vot nii, sellised väiksed lihtsad punktid. Tänks, et vaatasid. Tšau!